Selles mõttes on see ülihea küsimus, et mina isiklikult arvasin ka, et ma ei pidanud vajalikuks meeste ringi minna, sest mingi hetk ma olin siukses kohas, et ma ei tea, ma tunnen, et ma olen juba piisavalt teadlik ja Tiit ju korraldab siin neid nii-öelda meestekaid, ma arvan, kes on vaimses siin valdkonnas tegutsevad, teavad ja on teadlikud sellest, et ta kord kvartalis, ma ei ole ise seal nagu käinud, aga ma tean, see sama sõber Steve käib seal nii-öelda aitamas ja nii edasi. Me räägime Trofimovist. Trofimovist, jah. Ja ühesõnaga Steve'iga paar sõna ma mäletan, ma rääkisin ka sellest ja siis tema kuidagi tõi ka välja, et sinul tõenäoliselt ei oleks sealt nagu mitte midagi leida ja ma ise nagu ei tundnud mingisugust tõmmet ka. Ja ma ei arvanud sellest mitte midagi, aga mul ei olnud selle vastu ka nagu mitte midagi ja ma isegi ei tundnud huvi, et okei, mida te seal teete, ma arvasin, et ju nad seal siis mingisugused praktikaid ja nii edasi teevad. Aga ma olin kuulnud, et see teema nii-öelda on. Ja nüüd sellel aastal Tais olles siis ma mäletan ühte raha töötuppa, kuna nagu ma mainisin ennem selle igasugused ägedad töötubadest saad käia, siis ma läksin sinna kuskile raha töötuppa ja rääkisin ühe inimesega, kes tegeles seal krüptoga, ühesõnaga sealt ma sain inspiratsiooni, et kuna ma jagasin enda lugu neile, siis ma sain inspiratsiooni, et kuule, võiks ise nagu mingisuguse töötoa teha või luua ruumi, kus inimesed tunnevad ennast kuulduna ja nähtuna ja kus me saame jagada. See oli nagu hästi toores idee, ma isegi ei teadnud, kuidas seda nagu ellu viia. Ja siis ma mäletan sellest paar päeva hiljem või millal iganes ma läksin kutsuks seda selgelt nägite töötoaks, aga põhimõtteliselt, kus sa nagu põhimõtteliselt töötuba, kus harjutada enda selgelt nägemise võimeid. Hästi huvitav oli see ja sealt ma sain ühe naisterahvaga tuttavaks, kellega me siis suhtlesime seni aeg, kui me seal saarel olime ja tema tuli üks päev minu juurde niimoodi. Mina rääkisin talle sellist ideest, et et tahaks mingit sukest töötuba seal samal saidil nagu korraldada, nagu, et ei tea, kas teha seda nagu kõikidele meestele ja naistele või teha seda ainult nagu meestele, et ma olen kuulnud, et mingit siuke asi peaks olema, et kui mehed on omavahel nagu ringis, et siis on rohkem usaldust, et kui mehed ja naised koos, siis toimub mingisugune energeetiline dünaamika, kus ei tunta ennast täiesti ohutult, nagu ma ei tea, kas see vastab 100% tõele, aga seda ma olin kuulnud sinnamaani kogu aeg. Et väidetavalt see toimib, et miks muidu naised teevad naiste ringe ja mehed teevad meeste ringe, eks ole. Ja siis sellest vestlusest tuli välja siis, et okei, et võiks nagu justkui mingi meeste ringe teha, aga see jäi ikkagi nagu mõtte tasandil, aga ma olin nagu otsuse teinud, et okei, ma tahaks kindlasti midagi siukest korraldada. Ja siis järgmine kord selle sama sõbraga siis sõbrannaga kokku saades, tuleb, et kuule, et üks sõber soovitas mulle just ühte korraldajat, kes teeb siis nii-öelda korraldab meeste ringi loojate nagu kursuse, Men's Circle Facilitator Training. Ja siis ma ütlesin, et eriti äge, et päris äge, et huvitav, et see on nagu igast nurgast hakanud mulle nagu kuidagi sisse tulema, kuigi mul ise endal nagu mingi kindlat soovi nagu ei ole, et sellega tegeleda. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui see niimoodi sisse tuleb, siis järelikult on see midagi, mida mul on nagu vaja teha. Isegi kui ma pigem tundsin nagu vastupanu selle suhtes, et nagu miks ma peaksin sinna minema, mul ei ole vaja sinna minna, nagu siukene ebameeldiv tunne oli pigem selle suhtes. Ja siis ma mõtlesin, et okei, aga ennem kui ma üldse mingi kuskile treeningule lähen, siis ma tahaks seda nagu ringi kogeda, et milles see üldse seisneb, aga ennem kui ma tahan seda üldse kogeda, siis ma tahaks selle nagu inimesega kokku saada selle nii-öelda facilitatoriga, kes seda korraldab. Ja siis ma läksingi temaga lõunat sööma ja siis sain kokku ja temaga lõunat süües mul oli ka siukene, et nagu ei tea, kas mul on päris täpselt vaja, aga ma olen viimasel ajal hakanud aru saama, et kui elu tahab midagi sinuni tuua, see on see sama asi, kui sul on vaja midagi teha, siis sul on vaja, see ei ole tingimata see, kas sa tahad seda teha, võib-olla on seda vaja teha. Ja ilmselgelt ma olen märkama hakanud, et väga paljud asjad, mida me elus ei taha teha, on see, mida meil on vaja tegelikult päriselt teha, mis on väga ebamugav ja mille suhtes on mingisugused hirmud ja vastupanu. Ja siis ühesõnaga ma ei tundnud ikka mingid meeletut kutset sinna, aga kuna see oli niimoodi mu ellu nagu hakanud erinevat kanalit ja pidi tulema, siis ma ütlesin, okei, ma lähen siis kogen selle esimese ringi ära. Ja läksin sinna esimesele ringile ja
noh, see oli midagi täiesti nagu selles mõttes, et mis seal toimub, seda ringi, see, kuidas mina seda ringi läbi viin, ei ole selles mõttes mingi praktikate tegemine meeletu ja nii edasi. See on rohkem ausameelsus, nagu siis inglise keeles integrity, ma ei oska paremini seda tõlkida, aga see on see, et sa oled joonduses enda sõnade ja tegude ja mõtetega ja enda autentse olemusega põhimõtteliselt. Inglise keeles on hea üks sõna, integrity, et kas sa oled joonduses, siis põhimõtteliselt selle mõte on luua turvaline ruum, kus mehed tunnevad justkui, et nad on ümbritsetud vendadega, keda nad saavad usaldada, kellele nad saavad jagada ükskõik mida, nagu päriselt nagu ükskõik mida, sest mida me tihtipeale inimestena kogeme, vähemalt mina olen kogenud, on see, et kas siis peresuhetes või paarisuhetes ei julge ise ennast täielikult avada, mingisugused hirmud või nagu asjad on nagu üleval, et kuigi nagu lähedane inimene peaks just nagu see olema, kellele sa jagad, kas peaks või peaks, aga üldiselt nagu võiks olla ju. Siis ma nägin, et see ring, siis selle ringi mõte on see, et sa saad nendele kohtadele otsa vaadata, mida sa oled terve aeg üritanud vältida, teades, et keegi ei pane sulle hinnanguid, keegi ei pea sind valeks, kõik on absoluutselt teretulnud ja sinu mida iganes sa läbi koged, see nii-öelda others will presence it, ehk siis nagu teised on lihtsalt kohal seda ja nagu ja jah, see kogu protsess käib läbi 4 maskuliinse arhetüübi, sõdalane, maag, armastaja ja mis iganes see 4. oli, praegu ei tule meelde. See on rohkem nagu korraldaja jaoks, aga mis nende arhetüüpide mõte on see, et need katavad ära kõik energeetilised tahud, mida me ise enda sees psüühiliselt nagu kogeme. Ja siis ühesõnaga, kui ma käisin selle esimesel ringil ära, siis ma mäletan, et siis millega mina seal silmitsi seistin, oli minu enda seksuaalsus. Et kuna minul on endal terve elu või mina olen valinud sellise kehastuse, kus mul on just meeste poole tõmme, siis see on täitsa uskumatu, et ma seda siin nagu jagan, sest sellel hetkel, kui ma seda ringi läksin, siis oli see minu jaoks, ma olin terve elu ennast valeks pidanud, see algas juba tegelikult Austraaliast sellel esimesel retriidil olles, kuna inimesed, kellega ma ennast ümbritsesin, põhimõtteliselt, mis laused ma kuulsin, et pederastid tuleb kurikatega läbi peksta ja mis sa meediast loed ja sõbrad, kes räägivad, mu ema räägib nagu nende inimeste kohta sellised, ühesõnaga ma ei hakka nendesse lugudesse minema, sest need kõik on hirmul põhinevad lood, kuid selle ringi esimesel ja 3. ringil mul oli nagu nii meeletu hirm seda nähtavale tuua just nagu vennaste nähes, sellepärast, et mul on hirm, et äkki nad näiteks mõtlevad, et kui minul on selline seksuaalsus, siis see tähendab seda, et ma olen kuidagi moodi rõve nende silmis ja nad tahavad mind nagu eemale tõugata, et ühesõnaga, mis iganes kavatsused mul olla võivad. Ja nagu, tegelikult ilmselgelt mul neid ei ole, aga mul on see, et nagu, ma ei ole põhimõtteliselt aksepteeritav. Ja näiteks, kui sellist valusat kohta nagu nähtavale tuua, mida ma toon praegu siin nähtavale ja ma olen kindel, et kui keegi minu vanadest sõpradest või tuttavatest kuuleb, on nagu, et what the fuck, aga ma olen jõudnud sihukesesse kohta, et aitab nagu selles mõttes, et sellena vahet pole, nagu mis aspektidega või kuidas ma siia elusse sündinud olen, sellega ei ole kunagi midagi valesti. Ma toon sihukese kohaga sisse, mis võib väga paljudel teadust avardada või mõtteviisi avardada, on see, et miks me tänapäeval näeme nii palju, ma olen kuulnud, et inimese õpetuses räägitakse, on mingi 33 erinevat sugu näiteks ja on mingid transseksuaalid ja nii edasi. See kõik see varieeruvus, see nagu nii suur erinevus tuleb sellepärast, et meil inimestena
kõik see negatiivsus ja paht saaks nähtavale tulla, et meil oleks võimalik kontakti saada enda autentse olemusega. Inimesed, kes näitavad näpuga ja süüdistavad ja panevad hinnanguid, ilmselgelt seda teha ei vali, enda olekust vastustut ei vali. See kõik juhtub põhjusega tegelikult. Et see on nii-öelda, miks me oleme praegu transformatsiooni ajastus ja selles jõhkras muutust ajastus on see, et kõik see nii-öelda vari peab nähtavale tulema, see ei kao mitte kuskile. Aga senikaua, kui inimene ei ole valmis seda omaks võtma, siis sa ei saa mitte kunagi täielikult vabaks. Ja see on see põhjus, miks ma tegelikult siiski, ma mõtlesin pikalt, kas ma nagu räägin sellest siin podcastis või räägis, ma mõtlesin, et aga kui mina nagu, mitte see, et mul oleks vaja teistelt mingi tõestust, et ma olen õige või vale, aga näha seda, et kas mul päriselt tuleb mingi laeng ülesse või kui keegi äkki saadab mulle mingisuguse kommentaari või mis iganes pasa rahekaela, siis kui see mind mõjutab, siis see mõjutab mind ainult sellepärast seni palju, et mina usun sellesse, mida tema ütleb minu kohta mingil määral. Ja see on minul võimalus iseendaga sisetööd teha. Keegi ei käsi mulle seda tema arvamust või uskumust või hinnangud omaks võtta, eks ole. Et ja seda ma tahan öelda kuulajatele, kes võib-olla teevad samasugust kogemust läbi ja kes on samasuguse kehastuse endale valinud, vahet pole, kas on mis iganes sooga või kuidas iganes ennast identifitseerid, see keha ja see seksuaalsus ei ole sinu päris olemus. Me oleme tegelikult lõpmatud, surematud, piiramatud hinged ja me teeme lihtsalt seda mängu siin läbi ja kui me tahame tõeliselt vabaks saada, niimoodi, et see ei ole sõltub välistust-tingimustest, siis tuleb nendest hirmupõhistest nii-öelda piirangutest ja uskumustest lahti lasta. See on valik selles mõttes, sa võid ka seda mängu edasi valida. Ja nüüd meesteringi juurde tagasi tulles, ehk siis ma arvan, et see annab selle pildi, et see, mida sa sinna kogema tuled, või on see, et sa saad tulla turvalisse ruumi, kui sa saad ise ennast avada täpselt sellisel viisil, nagu sa tunned, et sinu jaoks on vajalik. Põhimõtteliselt ring algab sellega, et kõik ütlevad, mis ta nimi on, mis teda siia täna tõi ja mis on nagu inglise keeles what's present, mis sul praegu kohal on, kuidas sa koged ennast praegu. Võib-olla on nagu ülisitasti ja nagu ja siis, aga kui me oleme selles mentaliteetis, et ma pean kõva mees olema ja nii edasi, siis me nagu ühe surume alla, aga see on koht, kus sa saad nagu nende tunnetega silmitsi seista ja vabaks lasta mõlemad ka. Ja absoluutselt, tunda neid lõpuni ja kui sa tood mingit, mida ma olen tähele pannud, on ka see, et kui me toome nähtavale mingisuguse koha, mida me ei ole mitte kellegile teisele avaldanud, siis kui meil on nagu nii-öelda tõestus teisel pool olemas, ma olen seda nii palju kogenud, kui meil on tõestus teisel pool olemas, kes seda nagu kohta meis näeb, mida me ei ole julgenud näidata, mis ma arvan, et on kardinaalselt vale, siis see toob esiteks emotsiooni üles ja tervenemis üles, sest sa vaatad, sest nagu seal ruumis nagu mitte keegi ei pane sulle hinnanguid, sa vaatad, kurat, et mina olen see inimene, kes on ise ennast valeks teinud ja hinnanguid pannud ja ühesõnaga, see on jõhker, kui sügavat muutusse saab inimeste ellu tuua midagi väga lihtsat, kus sa ei tee otseselt mingi praktikat, aga kus sa vennalikult räägidki inimestega ja ühesõnaga seal on teatud harjutused ja teatud viisid, kuidas ja millest rääkida ja ma ei hakka sellesse sisse minema, aga ma arvan, et see annab mõtte edasi, eks ole. Aitäh, sa jagad. Just on see täiega nagu respekte, et sa jagad, sest et miks ma nagu ütlen ka respekt, sest sa puudutasid ka saate alguses või kuskil esimeses nagu sellis pooles ka sõna häbi ja piinlikkust ja kes meist ei oleks tundnud piinlikkust või häbi mingis eluetapis või kohas, võib-olla tänaseni mingites kohtades on seda, aga ma olen märganud, et minu üks, ja alles hiljuti mulle kirjutas ka keegi kommentaari sinna ühe eelmise video alla, et mis teeb minust teistsuguse erilisema saatejuhi versus kõik muud saatejuhid, kes on Eestis ja mitte ma kuidagi ennast nüüd nii-öelda võrdlen, on see, et minul need isiklikud lood, mida ma sisse toon, ei ole see küsija vasta. Mina küsin, sina vastab, või ma räägin nende lugusid ka ja teised väga ei räägi. Ja ma olen teadlikult valinud selle suuna alguses peale koos enda kaassaatejuhiga kunagi nüüd täna üksinda. Ja see on lihtsalt minu viis, kuidas
kuidas mina tahan teha seda ja mis on minu nagu versioon ja see on minu podcast ja mina teen nii, nagu mina tahan teha ja mul on suva, mis mõnes mõttes keegi vaatajatest ja kuulajatest arvab, see on minu loome. Ja me sinuga seda külalisega loome seda koos, on. Aga mida ma märkan on selle juures, et see selline tegutsemine, kuulates ennast, mis mulle tundub õige ja ma teen seda, jagan, on totaalselt 7 aastaga, tegelikult juba varasemalt lühema ajaga, ütleme 2 aastaga, võib-olla isegi 1,5 aastaga, on tänaseks likvideerinud häbitunde. Nagu 0 häbi on. Nagu mul on 0 häbi, ma võin siin rääkida, näidata, öelda, ükskõik mida, mul ei ole häbi. Ja just seda vale häbi. Nagu miks ma pean tundma häbi millegi üle, kui ma räägin nagu siiralt ja südames seda, mida ma arvan, mida ma hindan, mida ma tõeks pean, mida ma usun. Ja see on see respekti koht, et julgus nagu seda rääkida, julgus seda jagada ja inspiratsiooni inimestel pakkuda, panna mõtlema. Ja ma toon veel siia selle näite ka, et me kõik oleme vaadanud Marveli filme, tõenäoliselt on Marvel koomiksid või näiteks Marvelis on see viimane suur film, mis meelis oli Infinity War ja seal on selline tegelane nagu Thanos, lillat värvi suur koll, eks ole, mees mingi kuskil planeedil, kes hävitab. Ja neid pahalasi villaneid nii-öelda on igas filmis peaaegu olemas, aga Marvel ja Jokker on ühed väga hea filmid, need on mulle seda, kuidas mina kui vaataja, kes elab kaasa tegelikult nii-öelda sellele headusele ja heale poolele, suudan läbi nii hea loodud tegelaskuju ja skripti samastuda ja mõista ka seda pahat inimest ja tema tegelikult siirast soovi, sest ega temal on enda agenda. Nii nagu on heal oma agenda, et ta ei tee ju meelega halba või nagu täna, ma tõstan väga tulise teema korraks, aga näiten, aga et Putin, ma ütlen nii on, aga mina vaatan niimoodi, et ta tahab ka enda arvates parimat, mis on tema arvates parim. Kas see kollektiivselt parim on midagi muud, aga ta teeb enda jaoks parima valiku. Ja mul on tekkinud nagu samastumine, ma arvan, meeste ringides selliste jagamiste hetkedel ja siin, kus sa praegu jagad ka seda teemat, on see koht, kus võibki ka inimesel, kes võib-olla varasemalt kas või sellele teemale või mingile muule teemale on vaadanud viltu, sellel hetkel seal ruumis olles, kuna see energia ja olemus on hoopis teistsugune seal ruumis, võib tekkida selline avardumine ja koht, et päris huvitav, ma nagu hakkan hoopis teistmoodi vaatama. Ma ise olen ka märganud seda mingites kohtades, kui inimesed jagavad või mina jagan midagi, siis teinekord inimesed kuidagi nagu on näha mingid nagu sellised uskumused või tõekspidamised killustuvad. Just sel hetkel, kui seda jagatakse või midagi räägitakse hästi nagu selliselt intiimselt ja ausalt ja siiralt. Ja ma toon ühe näite veel ja siis on mul see point nagu pikem öelda, aga Merit Raju käis mul siin üle-eelmises saates ja ma mäletan tõi ühe näite, et tal kaasa mõnikord kukub mehelikul kombel jutumärkides nii-öelda kirjeldades ka lahmima sõnadega. Kas siis läheb närvi või olukorda kirjeldama või enda tundeid väljendama niimoodi hästi nagu jõuliselt. Ja ma olen märganud, et ma teen ka mõnikord seda. Ma olen üsna nagu selline emotsionaalselt intelligentne või ikkagi väga intelligentne ja vaoshoitud ja küll vaimne ja kõike muud sildid juurde, aga mul flipib ka ära vahepeal. Ja siis ma lähen oma robustsuse ja brutaalsuse toorusega mõnikord sellesse kohta, kus ma väljendan ennast nagu hästi ebameeldivalt oma naisele. Ja võib-olla kõlan ka ründavalt mõne koha pealt. Näiteks see seksi näide, kui mul on nagu ikkagi tohutu tung on peal nii-öelda ja ma ei tea, pikalt olen korvi saanud või pole üldse tekkinud nagu võimalust sellise hetke nagu minna naisega, siis ma ikkagi mõnikord lähen ebameeldivaks ja see juhtub alateadlikult. Tegelikult ju ei taha olla ebameeldiv, aga see juhtub. Mingi trigger on see, siis toimub mingi reaktsioon. Ja Merit ütles nii hästi oma mehele, et see saates ka, et aga räägi südamest, mis sa tegelikult tahad öelda. Ja mul on see lause meelde jäänud nüüd ja ma olen nüüd märganud mõned perioodid hiljem siin, et kui ma kukun plärtsuma ja ütlen midagi ebameeldivalt, siis või enne kui ma siin kukun plärtsuma, siis on see koht, oot. Räägi südamest, et mis ma tegelikult tahan oma naisele öelda. Ja siis ma tulen selle sama mõttega hoopis nagu teise nurga alt, nagu siiramalt ja ausamalt ja vahetumalt ja võib-olla intiimsemalt ja võib-olla selle koha peal, kus justkui peaks olema häbi välja öelda seda. Et kuule, ma ei tea, ma mehena umbes ütlen, et ma ei tea, ma tahaks praegu hellust ja pai saada näiteks. Alaine, et jube nagu võib-olla macho-mehelikult piinlik öelda võeta, aga tegelikult me kõik tunneme taha mingit hellust ja hoolivust ja armastust saada, mis iga me tahame kogeda. Aga mõnikord on see häbi taga kinni. Nii et pika jutu ja nende mitme näite mõte ongi see, et see respekt selle julguses seda siin saates rääkida, see paneb inimesi mõtlema, avardab inimesi ja kuulajate vaatajate ka, et unustage see nagu see fucking häbi ära, keda kotib, mis lõpuks keegi arvab, Selle, mis sa jagasid või kuidas mina siin olen või kuidas sina siin oled, who fucking cares, Ma olen nagu selles mõttes väga selles kohas nagu veendunud, et täiesti pohhu ei peaks olema, mida keegi teine arvab. Jaa, aga kindlasti nagu sellel kohal, et
senikaua, kui me oleme seda häbi alla surunud, siis ilmselgelt meil ei ole pohhui. Ja mida selle nagu, et mitte seda häbi alla suruda, aga see omaks võtta. Ma tean, et see on fucking ebamugav. Ja see on siuke tunne, nagu sa suredki ära, sest üks osa sinust surebki selle hetkel ära, sõna otseses mõttes, aga kui sa selle protsessi läbi teed, siis on see tehtud. Ja sa oled oma õppetundi läbi teinud, selles, et kui sa seda praegu läbi teed, sa teed seda kuskil mujal läbi, võib-olla järgmises elus või kuskil järgmises kehastuses, usu mind, sa tahad seda praegu läbi teha, siis see elu on sul siin põhjusega ja sa oled selle tee juba ennem valinud, nii et aega on küll lõputult, kuid tõesti, jaa. Aga siis selle meeste ringi osas üleskutse ka kuulajatele. Kui teid kõnetab, mida ma praegu olen teinud, on see, et ma olen ühe ruumi ma olen siin Eestis loonud ja kuna ükski eestlane on sellest huvitatud, siis ma lõin selle ruumi inglise keeles, kuna tundub, et väliseestlased või kas väliseestlased expat grupis ühesõnaga ma tegin ühe postituse. Kui suures huvitaval kombel, kas te tegid Martin Pukspuuga tegid koos seda podcasti kunagi? Ja. Tema oli üks inimene, kes kusjuures kommenteeris siin alla, et me kunagi korraldasime ka nüüd meesteringe aasta või paar aastat tagasi. Aga praeguseks ära lõpetanud ja ütles, et ülivõimas asi on. Ja ühesõnaga, minu enda kogemus ka, et väga võimas asi saab olla midagi nii lihtsat. Ja kuna ma tõesti, kui ma 2 kuus seal Tais olles seal meesteringides siis käisin ja ka see läbiviijate koolituse läbisin ja aitasin ka mõned ringid läbi viia, siis ma sain aru, et see on nagu kingitus tegelikult, mida tuua inimestele siia. Ja ma saan aru, et see võib olla, et mida ma tulen sinna pläterdama ja rääkima, aga võib-olla minu jagamisest inspireerituna võib-olla sa tunned sellest huvi ja kui see pakub sulle huvi, siis ma kutsun sind lihtsalt mulle Messengeri kirjutama või minuga ühendust võtma. Ja ma hea meelega korraldan neid ka eesti keeles. Lihtsalt siiamaani ei ole huvilisi olnud. Ma ei pea seda otseselt vajalikuks, aga ma tahan teada, et kui keegi nendest kuulab ja kui sa soovid midagi sellist kogeda ja olla osa ringist, tunda tõelist vennaskonda, olla haavatav, nagu avastada enda pimekohti, mida sa ei ole praegu senini omaks võtnud ja kogeda tõelist vabadust, mis muudab sinu sagedust olekut ja läbi mille hakkab su väline reaalsus automaatselt muutuma ilma, et sul oleks vaja kellegile tõestada ennast või midagi ennast puruks töötada. Ma ei väldi seda, et me ei peaks üldse tööd tegema või enda kirja kallal tegutsema, aga meie reaalsus muutub eelkõige meie enda olekust ehk siis sagedusest nii klišeelt, kui see ka ei kõlaks. Ja see toimub läbi selle, kui me ei näita enam näpuga teiste peale, vaid vahet pole, mis toimub väljaspool. Kui see paneb meid tundma kuidagi moodi ja vajutab meie päästikutele, vahet pole, mis uudistes räägitakse, miukene on see poliitika seal. See poliitika saab ka alguse meist selles mõttes, et kui me näitame, et nemad teevad sealt siukest asja ja see on vähem ebaõiglane, ma ei räägi, et see on ideaalne, aga kui me lihtsalt näidame näpuga ja ütleme, et nagu nemad peavad kõigest hoolitsema, ise mitte midagi tegemata, siis on see tegelikult ju lihtsalt ohvri rollis istumine. Et me oleme ajas, kus on aeg tähelepanu sisse poole pöörata ja see on lihtsalt üks tööriistadest, üks ruumidest, kus on võimalik seda teha vabalt olles, istudes ümbritsedes ennast inimestega, kes tahavad üksteisele parimat.